Oled sa valmis nii rikkaks saama? Muidugi ole. Kuid kes on žüriis? SEB Panga äriarendusdivisjoni direktor Mart Maasik. Ta tahtis saada arhitektiks, kuid kaitses kraadi ärijuhtimises. Ettevõtluskonkurss Ajujaht on talle nagu oma laps, sest just tema oli üks konkursi ellukutsujatest 3 aastat tagasi. Idee iseenesest ei oma mitte mingit väärtust, kui sellel ei ole nagu taga meeskond. Ettevõtja ja programmeerija Eesti suurima suhtlusportaali reit.ee looja Andrei Korobeinik. 4 aastat tagasi müüs ta enamusosaluse enda loodud portaalis EMT-le ja tõusis üle öö 500 Eesti rikkama inimese hulka. See praegune suhtumine on ikkagi see, et ma teen mingit sellist kohaliku testi asja ja siis ma vaatan, kuidas läheb. Test on selline suurepärane testturg, tegelikult ta ei ole. Tegelikult sa pead mõtlema selle peale, mida maailm vajab. Ettevõtja, Eesti suurima rõivakaubandusettevõtte Baltika üks omanikke Maire Milder. Ta alustas oma karjääri geograafia õpetajana, kuid tegi siis kannapöörde ning on juba 11 aastat juhtinud Baltika rõivabrändide jaearendusi ning turundust. Täiskasvanud inimene kipub end tihtipeale piirama, et äris teinekord ideede osas ei tohi end nagu piirata. Sa pead laskma end nagu lennata ja olla seal piisavalt vaba, otsima uusi lahendusi ja siis vaatame, et kas see hakkab tööle või hakka. Kui kohe on väga see teema ainult seda, siis tihtipeale ei pruugi midagi välja tulla. Suur ettevõtja ja avaliku elu tegelane Rein Kilk. Ta hakkas äri tegema ajal, mille ettevõtjaid nimetati spekulantideks. Kuid niipea kui riigikord muutus, anti talle aasta ärimehe tiitel. Jah, et on 2 asjad, kas seda on vaja või ta meeldib. Muidugi veel kihvtim on see, et on meeldib ja on vaja ka. Ettevõtja, tennisemetseen ja muusik Valdo Randpere. Ta on ülikooli kiitusega lõpetanud jurist, kes põgenes 80. aastate keskel Rootsi, kus sai paugu pealt rahvusvaheliseks staariks. Naasis 11 aastat tagasi Eestisse ja on pikki aastaid juhtinud IT-ettevõtteid. Muidugi oleks super, kui satub selle momendi peale, kui sa tunned, et sinu ees seisab Einstein või Newton või Edison ja näitab midagi, mis pärast läheb ajalukku.